Tänase poodiumi peateemaks on Kreeka ralli, mida aitab meil analüüsida nagu ikka Margus Kiiver. Eesti meeste korvpallikoondise etteaste TM-il aitab meil aga lahata Eesti endine korvpallur ja treener Rauno Pehka. Jalgpalli meistrite liiga avapauk on antud ja meie loeme esimesed tibud üle. Samuti vaatame üle käesoleva nädala tähtsamad spordisündmused ja Olibeti koefitsiendid toob teieni Tanel Turst. Nagu te näete, siis ei ole me täna siin tavakoosseisus. Lauri on vigastusega kahjuks väljas ja teda on tulnud asendama keegi varumeeste pingilt. Kes sa oled? Martin Lauri. Martin Lauri. Tere tulemast, Martin Lauri, meie koosseisu ja alustame uudistega. Eesti on saanud endale uue maailmameistri, kelleks on Kristin Tatar. Palju õnne talle. Nimelt on tema siis saavutanud discgolfi maailmameistri võistlustel rekordilise tulemusega kuldmedali. Ja mis on selle juures veel eriti põnev ja eriti oluline, et ta on teine eurooplane läbi ajaloo, kes on saavutanud sellise tulemuse. Oot nii, palju õnne sulle, Kristin. Ja Kevin Saar võitis 5. korda quadide EM-i tiitli. Kevinit ma ise tunnen ka, minu klassivene vana sõber ja kui Kevin sa praegu seda vaatad, siis palju õnne sulle. Palju õnne Kevinile! NBA ja Sloveenia korvpallistaar Luka Doncic läheb oma ema vastu kohtusse. Milles siis küsimus? Nimelt 2018. aastal andis ta nõusoleku registreerida kaubamärk Luka Doncic 7 oma ema nimele. Ja nüüd on ta tulnud siis tagasi maa peale ja aru saanud, et ta tahaks seda ikkagi enda kontrolli alla saada. Aga ema ei ole kahjuks nõus seda tegema. Seega ei jää tal muud üle, kui võtta ette kohtutee ja oma emalt see lihtsalt välja nõuda. No, loodame, et asi lõpeb ilma suurema peredraamata ja kõik Doncicid jäävad ellu. Ema pole nõus veel pereärist loobu. Itaalias Monsas F2 sprindisõidus võttis Jüri Vips oma selle hooaja esimese võidu. Võttis oma esimese võidu tõepoolest ja terve see nädalavahetus oli ta kiirem mees rajal, ütleme nii, ausalt Hightech oli teinud nagu hea tööautoga. Ise ka Jüri kiitis autot. Sama ei saanud muidugi öelda tema tiimikaaslase kohta, kes tegi siuke enam-vähem töö ära. Aga Jüri nüüd sõit läks natukene esiteks selle kvalifikatsiooni nahka, kus ta 7. jäi tänu Ivasa väljasõidule, kus see kvalifikatsioon lõppes enneaegselt nii-öelda. Mis tõttu ta muidugi ka sprindisõidul sai jällegi hea stardikoha ja sprindisõidu võitis. Väga tugev ja agressiivne sõit oli Jüri poolt, väga nagu sümpaatne. Ja, tõepoolest ja ta ise, ma mõtlen, ta kiitis autot ja ütles, et auto oli hea. Ja kahju muidugi jah, et see nüüd Lawsonile tagant sisse sõit tal selle elukeeluseks tegi seal põhisõidus ja punktidelt ta esialgu välja jäi, kuigi pärast ta siis ühe koha võrra tõusis, kuna Ivasa diskvalifitseeriti. Seega palju õnne ikkagi Jürile selle sprindisõidu võidu puhul ja selle 1 punkti eest põhisõidus. Et hakkab mingit õnne sükest... No ehk hakkab, loodame. Ja taaskord on käes aeg rääkida rallist. Möödunud nädalavahetusel toimus Kreeka ralli ja Akropolise ralli, mille võitis siis Thierry Neuville, teiseks jäi Ott Tänak ja 3. kohale tuli samuti Hyundai ja siis Dani Sordo näol. Aga kõigepealt võib-olla võiksime alustada Robert Virvesest, kes tuli maailmameistriks. Esiteks palju õnne talle, teiseks tere tulemast Margus. Taaskord Margus aitab meil siis läbi viia seda ralli juttu. Mis on sinu esmamuljed? Kõigepealt võib-olla alustame siis Robertist, et esimene eestlane, kes junior WRC arvestuses maailmameistriks tulnud. Tõsi, Urmo Aava ju proovis mitu korda, aga erinevatel põhjustel jäi see tegemata, aga ma arvan, et kui Urmo eile kodus istus ja seda võistlust jälgis, siis ta kindlasti tundis ka siirast rõõmu selle üle, sest ta ju elab Eesti rallile väga-väga kaasa ja Rally Estonia korraldajana ma arvan, tal on ainult hea meel selle üle, kui neid noori, kes tipus sõidavad, juurde tuleb. Aga Robert Virvesest rääkides jah, et ma olen nõus, et pühendame talle võib-olla tõesti natukene rohkem aega kui tavaliselt. Robert
tegi selle hooaja lõpuga ikka tegelikult nagu täiesti magicut, et see, mis seis vahepeal oli, ikkagi päris nutune oli see olukord, aga see, mismoodi ta nagu Rally Estonial näitas oma domineerimist, võitis kiiruskatseid, püstitas rekordeid ja suutis nüüd selle Kreeka rallil, mis on nagu üliraske ralli, mida näitas ka kahe kiire soomlase Bajari ja Joona eksimused ja suutis ka siis Armstrongi, kes ei ole selles suhtes papist poiss, kenasti selja taha jätta. Ja muidugi mulle tundub, et seda viimast katset sõitis ta küll ikka nii kiki varvukil, et Armstrong läks, ega Armstrongil ei ole mitte midagi kaotada. See läks ikka viimast vajutama, sest selge oli see punktidega, topeltpunktid, et see, kes võidab, see tuleb maailmameistriks. Nii lihtne oligi. Ja Robertil oli edu, koos Janno Tuuliniga suutsid nad seda edu hoida, rehvid terved hoida, sest see lõpp oli selline hästi keeruline ja mega tulemus ja meeletult hea meel ja muidugi selles mõttes geograafiliselt väga huvitav, et järjekordne autoralli maailmameister tuleb ei kuskilt mujalt kui Saaremaalt, nii et ma arvan, et kui me räägime Saaremaast, küll mitte küll eraldi riigist, aga saarest per capita, siis ei ole maailmas teist saart, kust on per capita maailmameistrid. Ei tea jah, Soomes on neid saare nii palju, aga vaevalt sealt keegi pärit on nendest. Igatahes, kas võib öelda, et ta tegi nagu sellise küpse ikkagi sõidu, et ta kuidagi targalt nagu sõit, et ta ei hakanud kusagil seal üle pingutama, hoidis seda vahet enam-vähem nii, et ta teadis, et ta hoiab ära, sest see oli päris suur. Vahepeal oli ta muidugi 1,5 minutit vist isegi seal Armstrongiga vahe. Aga oli ka nagu hetki, kus me mõtlesime kõik, et kuna ei näidata telepildis seda, eks ole, et meil ei ole kuskilt võimalik seda vaadata. Tahaks õudselt näha, on ju, aga kas oleks võinud näiteks kas või Power Stage'i näidata? Ja, kindlasti. Selles mõttes promootor või siis ka FIA koos. Ma ei oska öelda, tegelikult stardijärjekorra paneb ikkagi, lõpuks paneb FIA või siis FIA ametnikud panevad paika. Aga promootorilt ka tegelikult häbematult või isegi kriminaalselt vähe pilti oli All Live eetris juunioritest. Mingid väikesed sutsakad, et seda on vähe. Seda on ilmselgelt vähe. Ja ma mäletan, et on tegelikult varem ka tõstetud, kui selgusid maailmameistrid lõpu osas nii WRC 2 kui ka juuniorites on tõstetud nad siin ette ja tegelikult oleks võinud ka eile Power Stage'il Rosselli ja selle teise poisi asemel sõita hoopiski tegelikult Armstrong ja Virves esimestena. See oleks olnud nende suhtes aus, sest nad võitlesid maailmameistri tiitli peale. Ülejäänud sõitjad võitlesid ka maailmameistri tiitlite peale, aga neid heitlusi tuleb veel. Nende sõidud on läbi ja tegelikult täna All Live oli tõenäoliselt oma kaamerad juba kokku pakkinud ja minema kõndinud junior WRC oma punt ilmselt seal kuskil veel filmis, et küll sellest mingisugust kokkuvõtet tehakse, aga ma olen nõus, et nad oleks väärinud tunduvalt rohkem pilti, arvestades tegelikult ka seda, et Robert Virves, kes siis nagu ise käib ja sõitmise kõrval tegeleb ka toetajate leidmisega, on leidnud sinna väga-väga tublisid toetajaid. Ma kummardan maani nende inimeste ees, kes tegelikult Robisse uskusid ja usuvad edasi, sest tegelikult edasi nüüd läheb veel lõbusamaks ja nüüd läheb veel natuke keerulisemaks, sest nüüd on vaja ju tegelikult WRC 2 jalga ukse vahele saada ja nii palju, kui ma olen juba kuulnud, ütles ka tegelikult, et sügas kukalt ütles, et okei, need 4 rallit on tore, eks ole, 2 võiks veel olla, aga päris tühjalt ei tahaks minna, et siis sa lähed natukene nagu seda ressurssi raiskama, nii et nüüd ma arvan, et kui peod on peetud, siis tuleb maha istuda toetajatega ja mõelda, mis edasi. No me eelmises saates rääkisime Robertiga, mitte eelmises saates, vabandust, siis kui Robert meil külas käis, siis arutasime temaga, et uus populaarne liikumine nimega naiskaardilugejad on ka talle nagu sellise mingi õnne toonud kaasa või et Janne Tulini näol, et ma natuke kartsin ise, et äkki ta ei saa nagu seda raha kokku või et äkki on mingi selline probleem. See oht oli kogu aeg üleval. Et see oli, eks ole. Et selles mõttes mega ja kui mõtleme nii, et 2019 poiss tegi esimese täishooaja R2 autoga, ta tuli ju arvutimängude tagant põhimõtteliselt. Arvutimängudest tuli päris rallit sõitma ja eks muidugi Virvese nimi Saaremaal rallisõitjana on natukene sellise pikema traditsiooniga, aga igal juhul, et ma ütlen, et Robert Virves maailmameister, seda ei võta talt keegi ära, et see on kõva. Ja, see on super tulemus. Igatahes veel kord soovime sulle palju õnne meie siit poolt ja lähme siis edasi
päris sõidu juurde või siis suurte poiste sõidu juurde nii-öelda. Ja Hyundai'le kolmikvõit on ju ühest küljest nagu hea uudis meile kõigile. Me oleks muidugi võib-olla seda poodiumi astmestikku natukene ümber tahtnud tõsta, et mis oleks ka nagu olnud loogiline võib-olla tegelikult, kui tiimikorraldused oleks antud, nagu me rääkisime siin eetriväliselt ka, et miski pärast neid ei tulnud ja Ott ei olnud selle üle väga õnnelik ja pühapäeva hommikul ta siis ka nagu selle väga avalikult lihtsalt ja suhteliselt irooniliselt ka nagu välja ütles. Et mis me sellest arvame, et see jätab natuke niisuguse hapu maitse asjale juurde. Ja, loomulikult ärme unusta, et me vaatame seda läbi sinimustvalgete prillide, aga kui me võtame nagu selle võimaliku matemaatilise võimaluse, et mis on Tänakul võimalus püüda Rovanperat, kes siis tegelikult 2 rallit järjest on nüüd ebaõnnestunud ja peaasjalikult ikkagi tegelikult mitte nüüd nagu tiimi, vaid lausa ikkagi oma probleemide tõttu. Et ühest küljest näitab seda, et Rovanpera on ka inimene ja eksib, mis on hea tegelikult ja see hoiab nagu pinget lõpuni. Oleks ta nüüd Kreekas selle MM-tiitli ära vormistanud, see oleks nagu võib-olla hooaja lõpp, mitte võib-olla, vaid hooaja lõpp oleks olnud igavam. Aga kui me räägime Hyundai'st, seal on nagu selline lugu, et ka mina ei saa aru. Minu jaoks on natuke nagu mõistmatu, et vaheta poisid ära, et tegelikult see 1-2-3 jääb sul alles. Seda küsiti ka Thierry Neuville'i käest, kes hästi palju rõhutas, et tiimi jaoks on oluline, et Hyundai'l on 1-2-3, et see on ajalooline märk, me pole ennem sellist asja saanud. Aga see oleks olnud ikkagi 1-2-3. Et sellele mingisugust vahet poleks olnud. Aga Neuvilli ei saanud üldse pihta, nagu ta tegi nägu, et ta ei saanud nagu aru. Tema oli selles mõttes, ta vältis neid küsimusi. Temal olid ka õigustatud ootused selles mõttes, et mina tegin oma töö ära, ma olen liider, miks te mult selle koha ära võtate? Pealegi punkti vahe ei ole ka nii suur, Aga selles mõttes ta võiks nagu natukene ka peeglist vaadata, sest mina julgen väita, et ma ei usu, et Thierry Neuville kunagi maailmameistriks tuleb. Ma ei usu lihtsalt. Tõenäoliselt Eestis ei usu seda keegi ja kui just ei tõsteta see rallide järjekord selliselt ümber, et see talle täpselt sobib. Võib-olla aasta aja pärast istume siin sama Steveni peal ja tunnistan, et eks. Sööme oma sõnu. Loomulikult võib nii olla. Et see on natuke nagu kummaline küll, aga pigem natukene kummalisem kogu selle olukorra juures oli minu jaoks see, et tegelikult sellised asjad lepitakse päeva hommikul kokku, enne kui te servicepargist välja lähete. Mitte ei ole nii, et Hyundai president, kes siis oli ka isiklikult koha peal, nagu ma aru saan, oli ka poodiumil. Odile ta otsa ei vaadanud igatahes kordagi. Natuke nagu selline, võib-olla see jäine olukord seal, mis on, et tegelikult rääkige poisid need asjad alguses kohe selgeks. Te saadate 2 uljaspead välja hommikul, Thierry ja Oti. Kumbki ei anna järgi. Kehvemal juhul, kui te ei oleks sekkunud, oleksite te võib-olla tähistanud Tanis Ordo võitu ja that's it. Kõik. Mõlemad oleks oma mingisuguste kõverate ratastega kusagil tee ääres olnud, sest me oleme näinud, et Ott võib sellest masinast viimast välja võtta. Need Soome kaadrid, mismoodi seda autot lobiti vasakule ja paremale, see oli hirmuäratav. Ja Neuville samamoodi, et nad kumbki oleks järgi andnud. See pühapäeva esimene katse oligi juba selline, et natukene hakkas endalgi nagu hirm, et Ott tuli ikka siukse hooga, et mis nüüd lahti, kas ta nüüd läheb nagu vägisi seda ära võtma, sest ei tulnud ajaliselt oleks see keeruline olnud, et liiga palju oli ikka lähes pool minutit on vahe. Aga lihtsalt et see on jälle nagu managemendi error, et sa ei suuda hommikul mingisugust otsust vastu võtta, sest vähemalt, me räägime selle info baasil, mis meil on. Sest katse lõpus ju mõlemad vennad ütlesid, et mingid tiimikorraldused veel ei ole antud, et mina siin sõidan edasi ja Neuville ütles ka, et umbes, et ei peaks andma, vist oli midagi taolist seal. Ja siis sekkus väidetavalt ikkagi president isiklikult ütles, et kutid, et nüüd lõpetame ära. Et nüüd selle pulli lõpetame ära, et tuleme ilusasti ühest tükis koju. Seal oli väidetavalt siis nii, et president saatis Otile sõnumi, aga Neuville tegi näo, et temal ei ole midagi öeldud. Nii et ta endiselt ei teadnud ka peale järgmist katset midagi. Aga see on võib-olla tema lihtsalt siuke manööverdamise kunst on ju. Ma ei tahagi kuidagi Neuville'i süüdistada, ma saan aru, tegelikult see on sport, see on võidusõit ja ütleme, võidab see antud juhul siis võib-olla kellel rohkem õnne oli. Ja võib-olla see on ka teema, millest peaks ka natuke rääkima, et kaua selle hübriidiga siis nagu see jama võib nagu kesta, et milleks meil seda hübriidi üldse vaja on? Hübriidi.
No kas FIA nagu on mõelnud sellele, et äkki alustaks järgmist hooaega nii, et meil ei oleks neid probleeme? Ei, nad ei saa seda, see on selles mõttes seda asja paraku tagasi enam lükata ei saa. See läheb edasi. Aga miks mitte? Miks mitte otsustada, et kuulge, see ei tööta, et okei, meie viga? Jah, teisest küljest on, ma ei oska öelda, et see antud olukorras ei saa isegi olla autotootjate surve, sellepärast, et see asi ei toimi. Okei, nüüd vahepeal tegelikult ta toimis ilusasti, nüüd jälle raskemates oludes ei toiminud. Aga kuna FIA ja promootor on võtnud väga selgelt sellised nagu rohelised vaated, seda nagu ühiskond mõnes mõttes ka surub peale, siis nende hübriididega sõidetakse. Iseasi on see, et okei, nende kasutegur ilmneb kiiruskatsetel, mida siis Tänak ei saanud kasutada. See tähendab seda, et sa kandsid 100 kilo, põhimõtteliselt sul oli 4 varurehvi kaasas, ilma et sa neid oleks saanud kasutada. Ehk siis 100 kilo on kogu selle hübriidsüsteemi kaal koos akudega ja sa ei saanud seda vajalikku 120 hobujõudu, mis sealt siis tipphetkedel välja tuleb. Katsutal on muidugi 70 kilo, tal on mingi kergem hübriid. Ja siis selle hübriidi nagu keskkonnasäästlikkuse mõttes alguses loodi ka ilus vaatepilt, et sellega sõidetakse läbi linnade, susside sahinal tuled ja ei mingit müra ja ei mingit heidet ega mitte midagi. Tänase päevaga on see, et kiiruskatsete vahel sellega väga ei sõideta, sõidetakse servispargis. Et selles küljes on natuke, näeb küll selline rohepesu, nagu hästi paljud teisedki asjad välja. No ta on hästi rohepesu ja teisest küljest ka, aga kui see ei tööta, selles mõttes, et okei, et me ju ei räägi, et ainult Tänakul ei tööta või seal ainult ühel tootjal ei tööta. Et ei töötanud ka Katsutal on ju eelmisel etapil ei töötanud, vahepeal ei töötanud Evansil või Rovanperal ei töötanud vist, või ta lülitas selle ise välja, aga ma ei tea, aga seal vähemalt ühel katsel tal palakas ei põlenud seal. Ja, et see, eks ta selline probleemkoht on, et see Compact Dynamics, Saksa firma, kes siis kogu seda asja ehitab ja valmistab. Eks neil on sellist nagu peeglisse vaatamise kohti küll ja küll, et teada, ütleme nii, et tegelikult oli hooaja alguses teada, et selle hübriidiga tuleb jamasid. Tuleb palju jamasid ja ei oskagi öelda, et kas nüüd nagu siis 2 hooaja välisel ajal on neil aega töötada sellega, et see oleks siin töökindlam, sest seda datat on tegelikult kogutud ju erinevatelt etappidelt väga palju. Ta on sõitnud külmast, ta on sõitnud kuumast, ta on saanud põrutada, temaga on hüpatud ja kõiki selliseid asju, et need on need asjad tegelikult, mida nende asjade loomise käigus ei suudetud nii hästi imiteerida ilmselt ja sellest ka mingisugused probleemid. Ja alati, kui on elekter ja on juhtmed, siis on võimalus, et need asjad kipuvad sassi minema. Kahjuks. Jah, tõenäoliselt nii on, aga loodame siis 1-2 juhtub, et kas mõeldakse midagi paremat välja siis rohepesuks või siis muutub see hübriid nagu töökindlamaks järgmisel hooajal, aga ma ei tea, ega siin selle hooajal vaevalt. Et siin peab ikka mingi kardinaalne revolutsioon toimuma selles konstruktsioonis. Aga võidusõidust rääkides oli ju, kõik algas M-spordi jaoks ju perfektselt peale. Imeliselt. Isegi mitte, ütleme nii, et Lube jaoks, kellele mõnes mõttes mul on isegi hea meel, et kes siis tegelikult pärast vintsutusi Hyundai teises meeskonnas või siis erameeskonnas on nüüd saanud tegelikult M-spordiga kuidagi nagu lainel, et Malcolm Wilsonil endiselt on nagu selline suurepärane oskus noppida mingisugused noored sõitjad üles, kellel võib-olla nagu tundub, et potentsiaali ei ole, aga ta suudab selle potentsiaali neis avada. Ja loomulikult Lubeel oli selline harukordne võimalus sõita maailma parimaga võidu Sebastian Loebiga ja teda siis ka nagu mingitel juhtudel seal edestada, et see oli nagu mega ja see oli nagu selline hea sähvatus M-spordi jaoks. Kahju, et see nagu ralli lõpuni ei kestnud. Nii et tegelikult M-sport näitas, et loomulikult neil on midagi olemas. Jaa, ma olen sinuga nõus. Neil olid rajapositsioonid, esimesel päeval nad pididki selle koha pealt kiiresti sõitma, see ei ole nüüdki küsimus. Et Kalle Rovanpera seal ees sõites ikkagi tegelikult kaotas väga palju aega, eriti Kreekas. Et see on selline päris problemaatiline koht. Nojah, natukene jääb nagu selline küsimus õhku, et kuidas saab peale katse lõppu keneka rihm katki minna. Ehk et ma saaks aru, et kui ta läheb katse ajal või midagi, aga ei tea, võib-olla ta läkski katse ajal. Seal olid mingid, nad said selle uuesti peale, siis olid rullikud vahepeal paigast ära läinud ja selle tulemusel siis oligi nagu see mures. Okei. Toyotade puhul siis saab öelda, et neil oli midagi oli kõik
kõik ütlesid midagi seadistuse kohta, et nad tundsid ebamugavalt ennast autos ja ei läinud siin ega seal. Kalle siiski näitas, et Power Stage'il ta on võimeline sõitma selle masinaga, et kuidas nüüd nagu võtta siis, et kas oli siis nagu ainult Katsutal ja Evansil ei olnud päris nagu korras auto ja Kalle lihtsalt puhastas teed või siis oli neil kõigil ikka mingisugune? Siin on olnud jutte sellest ja tegelikult minu meelest ka Kalle Roompere on ise seda maininud, et nad ju mingil hetkel vahetasid vedrustuse osas tarnijat, tootjat. Miks seda tehti olukorras, kus tegelikult auto töötas hästi, raske öelda, aga mingil põhjusel seda tehti ja võib-olla see on nüüd nagu see üks põhjus, miks ei ole suudetud seda seadet veel paika saada, sest väga selgelt tegelikult ka kuskil katse lõppudes ju Toyota sõitjad, et meil täna lihtsalt ei ole kiirust, et sõita nende autodega võidu. Ja kui me kerime tagasi Sardiiniasse, siis Sardiinias ju failisid tegelikult Toyota täpselt samamoodi. Nad ei saanud hakkama. Ja Sardiinia ja Kreeka on natukene sarnased. Mis iseenesest on kummaline, sellepärast, et oleks ju võinud arvata, et tegelikult Toyota on selline tugev masin, mis peab kõiki neid asju vastu, aga mingil põhjusel nad ikkagi ei saanud siis neid rattaid nii hästi maakülge kui konkurendid ja see väljendus paraku ka tulemustes ja Kalle Roompere selline sõiduaps ka, selle kohta jälle võibki, nagu ma korra juba ütlesin, et näitab, et ta on tegelikult ka inimene, et ka tema eksib. Tõsi, surve läheb tugevamaks. No läheb, sest ta oli juba terve kogu selle Kreeka ralli ajal ikka täitsa tujutu ja täitsa topsti nagu juba tuli nagu starti niimoodi, et tal ei olnud juba siis, ta teadis, et midagi, siit pole midagi püüda ja siin ei tule midagi. Jah, ja nüüd minnakse Uus-Meremaale, kus tegelikult ju keegi pole ikka väga tükk aega käinud, siis minnakse Hispaaniasse ja siis minnakse Jaapanisse. Toyota jaoks muidugi ideaalne olukord, ideaalne stsenaarium oleks see, et ärme võta veel Uus-Meremaal ära, ärme võta veel Hispaanias ära. Äkki nad meelega mängivad seda kaarti. See oleks väga julge mäng ja see võib väga valusalt kätte maksta. Aga nende jaoks oleks ideaalne loomulikult, et kui Jaapanis võita iseasi on nüüd loomulikult ka see, et kui siin COVID-i puhangud aasta lõpu poole, ilmselt seda juhtub, hakkavad suurenema, mismoodi Jaapanis seda võetakse, et palju sinna üldse nagu riiki sisse lubatakse, eks sinna Uus-Meremaale minek on juba selline Uus-Meremaa poolt vaadatuna suur asi, sest Uus-Meremaale ka tükk aega kinni ja ega Jaapan ka nagu võib-olla liiga positiivne selles mõttes ei pruugi olla, aga näis, siin on aega. No näis jah, igatahes meie poolt vaadatuna siis meil ei ole nagu selle vastu midagi, et Toyotad natukene ebaõnnestusid sel korral, lähebki kogu championaat natukene põnevamaks ja seis on siis selline, et hetkel siis ikkagi Kalle Roompere on 54 punktiga Ott Tänaku ees, kes on teisel kohal ja kolmandal kohal siis Thierry Neuville ja neljandal Elfyn Evans. Ja jääme siis põnevusega ootama seda järgmist Uus-Meremaa rallit meie saate või ütleme siis rallirubriigi aeg on kahjuks läbi nüüd, et aitäh sulle, Margus, tulemast ja vestlemast minuga sel teemal ja ootame sind kindlasti stuudiosse järgmisel korral pärast Uus-Meremaa rallit. Aitäh! Aitäh! Vaatamata sellele, et Eurobasketi finaalturniir alles käib, siis meie meeskond kahjuks on pidanud ikkagi oma kohvrid pakkima ja koju tulema. Aga võtame siis selle turniiri kokku ja selleks on meil täna külas loomulikult Eesti korvpallilegend, võib öelda, ütleme siis kuldajastu selline etalon või mitmekordne Eesti meister, Läti meister, mitmekordne Belgia meister isegi. Lausa, neid tiitleid jagub sul. Tere tulemast, Rauno Pehka. Tervist. Kui sina oleks nüüd Eesti koondise peatreener, mida sa täna ütleksid poistele selle turniiri kokkuvõttes? No, ma ei mäleta täpselt Juka Toiala sõnu, aga ma arvan, et ei ole põhjust pead all sealt turniirilt ära tulla, sest mängiti südikalt, et kuidas seal spordis on, et võida rahvas enda poole ja sa oled juba nagu tegelikult suure asja ära teinud, et kas selleks on ka numbriliselt võidud või mitte, see on ise küsimus,
aga noh, mäng ja see võitlusvaim ja see energia ja noh, see elamus ja emotsioon, mille nagu Eesti poolehoidjad, need tuhanded poolehoidjad, kes sinna kohale sõitsid, need, mis nemad said, see oli ju ülev. Isegi, et me ei jõudnud edasi järgmisesse ringi. Kas see play-offidesse jõudmine, kas see oligi natukene nagu selline unistus või liiga suur unistus? No unistused on alati enne turniiri. Noh, see nende nagu, et kas ta oli suur või kas ta oli piisavalt jõukohane, noh seda saab nagu tagantjärele hinnata, et noh nagu nende tulemuste põhjal me jäime ju edasi jõudmisest ühe õnnestunud rünnaku kaugusele ja kahel korral oli tegelikult see võimalus, nii et pigem ei olnud liiga suur, aga noh, see oleks olnud ikkagi selles mõttes ootuste ületamine, noh pigem, et noh, praegu on, noh, et kuidas seda nagu üldse hinnata, et noh, Eesti Kons läheb finaalturniirile, enne seda toimub terve rida kontrollmänge, ametlikke mänge, noh, ega meil seal ei olnud kõige parem saldo, oli 2 võitu kodusel turniiril Tartus, oma kohtunikega, omas situatsioonis, noh, see on äge, me võitsime Bosniat, Bosnia võitis Sloveeniat ja Sloveenia võitis, ma ei tea keda, võib-olla tuleb Euroopa meistriks ja noh, nii me võime selle jada seal kirjutada, et seetõttu ma arvan, et ootused olid realistlikud pigem. Lihtsalt oli saladus, et kas see mänguklass on piisavalt hea ja noh, tegelikult puudu ei jäänud palju, et ma arvan, et need noored mehed, kes seal põhiraskust kandsid juba täna ja 3 aasta pärast on uus finaalturniir, kuhu tuleb esmalt jõuda, aga kui nende areng toimub loogilist rada pidi, siis meil võivad olla lootused nagu palju kõrgemal, kui nad olid seekord. Sa oled ise ka olnud vähemasti noortetreener, eks ole, erinevates vanusklassides. No ma olengi sisuliselt ja ma olen kasvatanud üles ühe põlvkonna alates 1. klassist kuni 12. klassini ja olen olnud ka nüüd 12 hooaega seotud mõne Eesti noortekoondisega, et jah, ma olen nagu olnud noortetreener seni. Jah. Aga kui sa nii vaatad sellele, et noh, okei, võtame kas või selle Itaalia mängu, esimese mängu. No ühest küljest, kui sulle ikka nagu pooled punktid loobitakse sealt 10 meetri tagant, siis noh, väga keeruline midagi teha sellega. Et okei, et me saame ühte meest saab nagu kinni võtta või noh, ekstra talle nagu nii-öelda katet teha, aga noh, kõiki ei võta. Ja Itaalias neid on, kes loobivad. Itaalia on selles mõttes, ongi meeskond, kelle vastu ongi keeruline mängida. See on tänapäeva korvpalli väga hästi valdav meeskond, nagu me nägime siin just äsja lõppenud 8-finaalid. Ja 8-finaalid, kus suur favoriit Serbia jäi ka hätta itaallastega. Itaallastel, noh, ma lihtsalt mõtlen, et Eesti võib-olla ei olnud turniiri sellise, noh, et kuidas sa lähed turniirile, hästi palju oleneb sellest esimesest mängust, et milline emotsioon tuleb, aga hästi palju on ka kinni selles, et kuidas sa oled valmis selleks esimeseks mänguks. Noh, kui Eesti oleks võib-olla esimese mängu mänginud näiteks Suurbritannia vastu ja oleks sealt oma võidu saanud kätte ja võib-olla oleks tunne tulnud teistsugune ja oleks võib-olla seal juhtunud midagi ka paremat, aga noh, see on oleks kõik. Sina oled selle teekonna läbi käinud oma elus korduvalt. Kas see, noh, kui suur on see tähtsus sellele, et sa saad selle hea emotsiooni kätte, selle võidu emotsiooni, et minna järgmisele mängule? No näiteid on igasuguseid. Mõnikord sa saad neid kaotusi ja siis justkui lähevad pinged maha, sest enam pole midagi kaotada ja sa hakkad vabalt mängima. Noh, küsimus ongi, et kuidas saada mängida vabalt, et kõik su võimed tuleks esile ja vastased teevad tööd selleks, et nad ei tuleks esile. Ja noh, selle sama esimese mänguga ka, et kui me ei olnud võib-olla selleks intensiivsuseks või noh, kõige paremini valmis. Itaalial olid mõned mängijad, kes olid väga enesekindlad ja nad tabasid seal järjest ja siis noh, mingitel sellistel pisut murrangulistel hetkedel noh, murdsid meie vastupanu ja said ja noh, ja see on suur vahe mängida korvpallis, et kas sa oled 20 ees või 20 taga ja noh, kui sa oled 20 ees, siis sul on iga kord veidi vabam tunne eksimuseks.
kui et sa kui nii-öelda enesekindlus on kõrgem. See võib juhtuda ka, et sa jääd 20-ga taha ja sul tekib enesekindlus, sest sa oled nii lootusetult taga, et nüüd las minna ja siis hakkab äkki minema. Me näeme tennises ju korduvalt selliseid olukordi, kus tennis selles mõttes erineb, et seal on vaja punktiga lõpetada see mäng, eks ole, võidupunktiga. Aga keegi on 5-1 ees, see tundub, et ei ole enam ju kättesaadav, aga ometi nad tulevad järgi sealt ja siis see momentum nagu muutub. Ja see, kes oli enne enesekindel, muutub äkki nagu ebakindlaks ja see, kes tagant tuleb, temal on mingi ekstra energia ja niimoodi see korvpallis käib ka. Ja samamoodi on, et kui sa esimese mängu näiteks kaotad, võib-olla sul tuleb nüüd tagant tuli ja tuleb see energia ja võtame kokku ja nii edasi. Ja siis kuidagi see on niisuguste hoogudena see käib. See psühholoogiline element ja see, ütleme, võistkondlik momentum, see on kindlasti väga oluline. Sellest ei kahtle, see on kõikidel spordialadel, eriti kus on nagu meeskonna või võistkonna mängud. Nüüd, aga kui nüüd nagu tehnilisest küljest vaadates, relatiivselt noor meeskond on ju, Trell, Kotsar, Kriisa, mis see Kriisa fenomen üldse on, eks ole? Kriisa on ikkagi selline korralik, mis see eestikeelne sõna on, selline nagla, selline... nagla me teame. Ja ta on selline mõnusalt ülbe vend seal väljakul. Ja ta tunnistab ju ka intervjuus, et tal on endiselt vaja areneda, kaitses paremini hakkama saada ja teha paremaid otsuseid ja neid otsuseid tuleb teha ju seal ikkagi väga kiires mängus. Tihtipeale need otsused on intuitiivsed. Korvpall ei ole nagu päris selles mõttes mõistusega mäng, ta on nagu mõistusega mäng selles mõttes, et seal mängu seisakud, aeg seisab, siis jõuad mõelda, aga kui läheb mänguks, siis tegelikult sa reageerid või see, mis sul siis, millised on su harjumused, need siis seal sinu jaoks kontrollimatus olukorras, sa kasutad neid harjumusi ja väga palju mõelda ei jõua, paremad mängijad jõuavad, aga need, kes tase ei ole, võib-olla tippklass, nendel on ainult harjumused, eks ole, millega nad saavad hakkama. Mõnel on need instinktid väga head, teistel vajavad trennis lihvimist. Et kui sa vaatasid, aga kui nüüd jälle nagu niimoodi, ütleme, maname selle treeneri prisma nagu silme ette ja mõtleme, kui sa läbi selle vaataksid mõnda mängu nüüd ja mõtled, et ma oleks midagi teistmoodi teinud. Et ütleme, kas taktikaliselt või mängustiililt või et mis on see, nagu see nõrk koht meil või? Ma arvan, et meil ei ole, meil oli tegelikult selline, mida me saavutasime selle nii-öelda mitte küll numbrilise, aga sellise mängulise hea tunde ja et ikkagi tagantjärele vaadates jääb nagu pigem positiivne maik sellele kõigele juurde ja selle me saavutasime nagu ühtse meeskonnana. Meie võib-olla erinevus seal paljude teiste võistkondadega on see, et meil ei ole päriselt seda ühte mängijat, kes nagu soomlastel viskab Lauri Markkanen 43 punkti või meil ei ole sellist mängijat. Seda ei ole ka sel põhjusel, et meil mängivad väga paljud sellest koosseisust mängib välismaal, aga nad ei mängi võib-olla oma klubides põhirolli, et siin ongi ainult Kriisa, loeme ka Arizona ülikooli, eks ole, nii-öelda klubiks või ütleme see kooslus, kus kohas keegi mängib, et ta seal oleks põhirollis, et seal on Kriisa ja siis võib-olla Vene mingil määral ja Kotsar, eks. Kotsar on põhirollis, aga tema mäng oleneb paljuski teistest. Me siin jälle on hea minna tagasi selle Serbia-Itaalia mängu juurde, kus mitmekordne NBA MVP, tema mäng oleneb isegi seal oleneb ka teistest, et mis need teised seal kõrval teevad ja paljude nende staaride puhul on, et mida teised, Leedu korvpalli NBA mängijad, kes on keskmängijad, nende mäng sõltub ka väga palju sellest, mida suudavad teised mängijad, et seetõttu meil ei ole veel, aga võib-olla meil kasvab sinna nagu selline mängija ka, kes nüüd on siis nagu suur probleem vastaste jaoks, mida nad peavad hakkama lahendama ja siis selle pealt avaneb nagu võimalusi teistel, kes on head võistkonnani sellised lülid, nendel avaneb võimalus oma mäng paremini käima saada. See oligi mul järgmine küsimus kohe, et kui sul oleks võimalus võtta maailmast üks mängija ja lülitada sinna Eesti koondisse, kelle sa paneks? Äge. Siis
praegusel juhul no mina arvan, et Eesti suudaks ikkagi kõige enam kasu lõigata võib-olla Luka Doncicist äkki. Mina mõtlesin, et mingi pikk keskmängija peaks olema veel keegi. No pikk keskmängija on, nüüd jälle lähme Itaalia mängu juurde tagasi, itaallastel pole sellist võimsat pikka keskmängijat. Ja ega Sloveenial ju iseenesest ka ei ole, selles mõttes, et neil on küll sinna kodustatud üks ameeriklane selle pika mängija koha peale, aga ta ei ole selline nagu võimas pikk mängija, vaid tal on mingid teatud oskustega. Hästi paljude, Svetislav Besic, Serbia koondise peatreener, rääkis Serbia meeskonna kaotusest, et väga raske on itaallastega mängida, sellepärast, et neil ei ole korvialust mängu. Neil ei ole sellist tüüpilist, mida me mõtleme pika mängija mängu all, et seda oli näha ka, et seal päris palju ründepalli võeti. Aga ütleme, väga palju inimesi mõtleb, et meil on vaja sellist pikka, kes hakkab seal selge ees mängima ja nii edasi, aga Itaalial ei olegi sellist mängijat. Mina mõtlesin pigem just, et kes neid ründelaudasid ära tooks. No jaa, aga ründelaudasid, siis ma tulen Sloveenia mängu juurde, Sloveenial nüüd see ameeriklasest pikk oli vigastatud, nad mängisid ilma temata, mängisid ainult Sloveenia meestega ja nad on kogu aeg ründelauas, miks nad viskavad palju kolmeseid, mis juhtub, viskad kolmeseid, on kauged lauapallid, ei kuku pikk mängija, tihtipeale neid lauapalle ei saa, ta on seal korvi all, tal on seal mingi keha, rassib seal mingi kehaga, hoiab oma seda teist vastaste pikka, hoiab seal eemale, seal käib kõva võitlus ja maadlus ja kui sa pead veel käed üles viima ja seda lauapalli võtma, tavaliselt võtavad lauapallid ära hoopis mingid väiksemad mehed, et nende ülesanne on blokeerida mehi ja siis ikka kommentaarides imestatakse, et ta ei võta lauapalli, aga tegelikult ta ei saagi võtta. Ja ründelauda minek ei ole ka alati lihtne, see oleneb veel, et kui teravad on need tagamängijad, et kui palju see vastaste pikk peab aitama kedagi läbimurretel, kui läbimurretel ta peab minema seal kedagi segama, eks ole, siis on meie pikal avaneb vaba teekorvi all, et võtta laud, eks. Ühesõnaga, ma ei ole selles nii kindel, meil on pikki mehi praegu, just on aeg Eesti korvpallis, kus on pikki mehi on nagu piisavalt palju, jah, nad muidugi peavad natukene arenema, aga kehad on meil olemas. Meil oleks vaja sellist, meil on nagu kõigil positsioonidel päris okei mängijad olemas. Meil oleks ikkagi sellist mängujuhti vaja. Mängujuht on meil ka olemas, aga meil ei ole mängujuhti a la sellist universaalset, nagu on Doncic, kes võib mängida number 1 positsioonil ja ta võib selges mängida, ta võib kõike teha. Ja siis jutt oli sellest, et kelle ma võtaks, eks. Kes siis Doncicit ei võta. Jah, siin on ju valik on ju mitmekesine, eks ole, seal on praegu põhimõtteliselt NBA kõige paremad mängijad on siin Eurobasketil mängimas ja lihtsalt, et selline kindla peale minek oleks minu jaoks ikkagi tema, jah. Kahjuks meil seda valikut ei ole muidugi. Võib-olla oleks, mis siin ikka spekuleerida, tahtsin korra nagu uurida selle kohta, et kas see legionäri variant oleks Eestile mõelda või oleks see vajalik? Eestil ei oleks, või kuidas neid legionäre seal võetakse, seal on näiteks Horvaatia korvpallitreener, kes oli Baskonia meeskonna peatreener, Neven Spah ja tema nagu on väga kriitiline selles osas, et see legionäri asi, eriti see puudutab nagu suuri korvpalliriike, nagu Hispaania ja ma ei tea, kes seal, ütleme, minu jaoks taandub see nagu sellesse kohta, et kas see legionär on siis nagu see, kes hakkab nagu mängima seal esimest viiulit või on see legionär võetud mingisuguse positsiooni täiteks? Hispaanlastel mängis. Hispaanlastel mängis ja see, seal oli väga suur poleemika sellel teemal, et kas tasub võtta, aga lõpuks on see, et mida hispaanlased siis teevad, et nad võidavad noorte vanustes, nad võidavad kogu aeg Euroopa meistrivõistlusi viimastel aegadel. Mis tähendab, et neil peaks olema väga palju oma mängijaid. Neil on väga tugev liiga, ACB liiga. Neil peaks olema piisavalt oma häid mängijaid, aga ei, nad võtavad ikkagi
võtavad selle legionäri, nad noorteklassides ostavad raha eest sinna, minu endagi grupist ühe mehe ostsid sinna, eks endale, selleks, et teha noortesüsteeme konkurentsitihedamaks ja tugevamaks ja nende jaoks korvpallibusiness algab juba põhimõtteliselt maast madalast, eks see on äri. Ja samamoodi on äri nende jaoks see, et kas nende rahvuskoondis, et kui meie hindame Eesti rahvuskoondise esinemist ja kui see on nagu heal tasemel, siis meie korvpallist huvitavad inimesed arvavad, et Eesti korvpallil läheb kas hästi või halvasti, eks. Ja Hispaanias on tegelikult samamoodi. Nüüd, kui nende korvpallil läheb hästi, nad on 10 aastat Eurobasketil olnud 4 paremalgas, 10 korda järjest, 4 paremalgas. Ja nüüd, kus on reaalne oht, põlvkondade vahetus on, need vanad staarid on üksteise järel nagu eemale jäänud, praegu on ainult Rudy Fernandes seal kaasas ja nüüd nad otsustavad, et nad võtavad endale sinna, et see jada ei katkeks ja ikkagi oleks 4 parema hulgas ja see on lihtsalt äri ja rahaga on võimalik paljusid asju osta ka korvpallis. Lihtsalt minu jaoks see, et Sloveenial on võetud sinna selline rolli täitev meest. Nüüd me nägime, et Sloveenia võib mängida ka ilma temata, eks ole. Või mis võistkondades veel on, Bosnia-Hertsegoviinal on tagamängija, kes on ka päris suures rollis ja võtame selle tagamängija sealt ära ja Bosnia-Hertsegoviina tegelikult on teistsugune võistkond. Ja neid näiteid on seal veel. Et ütleme, niimoodi on see läinud ja ma olen sellega justkui nagu harjunud, aga kui ma nagu järgi mõtlen, siis jah, et kui see on tõesti mõni väiksem riik, kus rahvaarv ei ole suur ja siis ma näen, et see minu jaoks on paremini seeditav kui see, et suur riik võtab endale mängija, kes lõpuks seal jookseb, kuidas see väljend on, is running the show seal, ma ei saa eesti keeles jälle seda öelda. Tema on nagu siis A ja O, ja siis see on tegelikult klubikorvpall, et seda tehakse klubides. Ja ei, ma olen sinuga nõus ja Pau Gasell muuseas ütles ka, et see esteetilisel kaalutlusel tema ei võtaks ühtegi legionäri Hispaania koondisse. Aga ütleme nii, et loodame, et meie koondis ikkagi saab ka nagu oma meestega hakkama ja miks ei peaks saama, sest tegelikult on ju meil väga head mängijad. Ja muidugi mul oleks veel umbes 50 küsimust, aga kahjuks see saateaeg ei ole kummist ja me peame siin nagu otsad kokku tõmbama. Et ma tänan sind stuudiosse tulemast, minuga intervjuud andmast ja rääkimast meile korvpalli teemadel. Ja loodame siis, et äkki me saame sul kunagi veel sabast kinni ja räägime ka sinu enda elust, olust ja ajaloost. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Tänane jalgpallirubriik on meil täiel määral pühendatud meistrite liigale, sest avapauk on antud ja esimesed mängud on peetud. Vaatame siis üle, millised olid põnevad mängud ja millised on meil siin siis need tulemused ka. Mis meil siis silma jäi? Mis meil see esimene mäng oli? Leipzig ja Šahtar. Leipzig ja Šahtar ja Šahtar selle mängu võitis 4-1. Kujutage ette, mis siin siis nagu juhtus, et Leipzig ju tegelikult mängis väga hästi. Et kui vaatagi statistikat, et siin lööke 13-5-le positsioon 68-32, et nagu tundub nagu treeningmäng numbrite põhjal nagu. Täitsa nagu Leipzigi kätes oli see mäng, nii nagu eeldad oligi muidugi. Sest nii Kiievi Dünamo kui Šahtar praegu ei ole ikkagi arusaadavatel põhjustel ei tohiks olla nagu sellises vormis, et nad kedagi suudavad võita veel vähem sellise skooriga. See tundub täitsa absurdne. Et midagi siin Leipzigil on ikkagi väga mäda praegult. Et ei oskagi öelda, jah. Vaadates seda mängu, statistikat, tundub, et nad ei realiseerinud absoluutselt oma võimalusi ja see nii lihtne ongi, et Šahtar ilmselt seisis kaitses hästi, kasutas ära oma kiirrünnakud, kõik need 4 võimalust realiseeriti väravaks. Samal ajal Napoli mängis Liverpooliga ja siit sündis järgmine üllatus. Arvake ära, kes võitis? Loomulikult Napoli.
ja seda skooriga siis lausa 4-1. Täpselt samasuguse skooriga siis, aga selle vahega, et tõepoolest Napolil tegelikult koduliigas ei ole liiga hästi läinud, nad ei ole liiga hästi alustanud, on keskmikele kaotatud lausa. Ja Liverpooli kohta ei saa ka öelda, et neil on hästi läinud. Loomulikult alustasid ka kaotust, viikidega ja kaotusega Manule. Üldse ei saa nagu Liverpool seda hooaega käima siin. Ja Napolil võib-olla, et ongi, et leidsid selle initsiatiivi üles, et kui kodus liiga hästi lähed, siis Euroopasse lähme, et siis paneme täie rauaga. Ja seda teeb ju tavaliselt Liverpool, on ju. Pluss nad tavaliselt tulevad veel vaheajal peale vaheaega tagasi ja võtavad selle 3-0, realiseerivad 4-0-iks, on ju. Aga seda muidugi ei juhtunud ja ma ütleks, et natukene võib-olla on Jürgen Kloppi jalgealune kõikuma löönud ka nüüd. Sest sellised, esiteks koduliigas nagu halvad nagu seisud ja halb mäng ja ääri-veeri kobistatakse seal tabeli lõpuotsa satsidega ära. Viigid, see ei ole Liverpooli. See on hall vari, sellest ei ole isegi varju enam järgi võrreldes eelmist hooaegadega. Ja nüüd muidugi, ma saan aru, et neil osad mehed on puudu. Meil on Jota on meil vigastusega väljas, punase kaardiga oli veel, punase kaart vist meistriliigas ei kehtinud. Ei, minu arust ei mitte. Igatahes Luis Diaz tegi küll hea mängu, aga ilmselgelt ei piisanud ja väravalööjaid ikkagi ei ole. Mane saadeti ära ja Darwin Núñez ei ole oma ülesannete kõrgusel pärast seda punase kaardi episoodi koduliigas. Ei ole, ta vist ehmatas natuke ära sellest, et Klopp ütles ka, et mängijad nüüd peaksid nagu otsa vaatama peeglist nagu üksteisele, et mis nagu toimub, et siuke attitude on nagu Euroopas ja koduliigas nagu maas, et poisid peavad kokku võtma ennast nüüd. Nii, aga meil on üks üllatus veel ja võib-olla lähmegi selle juurde, Chelsea mäng, mis oli võib-olla vaata, et veel kõige suurem üllatus. Ma ei ütle midagi halba Zagrebi Dünamo kohta, kes on hea sats, seal horvaadid on head jalgpallurid, ükskõik, kas me räägime siis Horvaatia satsist või räägime need võõrlegionäridest, aga Dünamo Zagreb on alati olnud ikkagi selline päris tugev sats. Aga meistrite liiga kontekstis ei saa ju Chelsea'ga võrrelda. Chelsea, kus on koos ikkagi maailma tipud, mis siin salata. Ja kaotada 12. või 13. minutil lõi siis värava, sul on statistika ees. Mislav Orsic 13. siis pani kolli kirja ja jälle, kui numbreid vaadata, tundub täpselt samamoodi nagu treeningmäng, et Chelsea nagu tundus domineerivat mängu, sööta poole rohkem kui Dünamol. Siin oligi, et poisid lihtsalt ei saanud kuidagi käima ennast jälle. Et see on see underdogi asi ka nagu Euroopas, et sul ei ole Euroopas tegelikult nõrki sats enam. Seda küll, jah. Selle on täiesti nõus. Aga ikkagi meil on tugevad satsid ja meil on ülitugevad satsid. Et tegelikult ikkagi sellistesse ei tohiks juhtuda. Ja seda arvas ka muuseas Chelsea kodupublik ja ka juhtkond. Nii et jäeti siis hüvasti Thomas Tucheliga pärast seda mängu. Mis tõttu Chelsea'l on nüüd uus peatreener toodud Brightonist, Graham Potter, kellel saab olema siis see keeruline ülesanne Chelsea taas pildile tuua. Aga lähen... Millest mul nagu Tuchelis tegelikult oli nagu kahju, siis tegelikult väga nagu tõsine ja hea nagu treener. Et kuidagi mina natukene nagu üllatusin sellest, et kohe esimese Champions League mängu pärast nagu terve klubi taktikaline osa lahti lasta nagu. No ja, see tihti on Inglismaal see nii, on ju, et on klubid, kus seda ei tehta nagu Arsenal ja ütleme, see mõned väiksemad on ju. Ja nüüd Arsenal nagu mängib tegelikult see nagu Arteta mitu aastat nagu tasub nüüd ära nagu, siis ta on saanud oma tööd teha nagu. No täpselt, jah, sul on vaja sisse töötada, aga ütleme nagu pärast Alex Fergusoni manus on ikkagi nagu samamoodi. Eks see sõltub omanikest ja uued omanikud pahatihti teevad teistsuguseid otsuseid kui endised. Ja me läheme edasi, meil on siin veel üks põnev mäng oli, kas nüüd põnev on ju, aga ütleme siis Lauri Auks ütleme ära, et Barca 5-1 võitis Victoria Pilsenit, mida oli nagu oodata. Võib-olla kõige suurem ime siin on, et Pilsen on suutnud ka Barcale värava lüüa esimese poole lõpus. Nii et midagi muud siin vist nagu
mainida nagu ei oskagi. Lewandowski lõi hat-tricki ja siis Ferran Torres ja Kessi lõid ka väravad. Põlseni poisid veel siin enne mängu mainisid ka, et nagu Dream Sats, kelle vastu nagu mängida, et ma arvan, et see nende jaoks üks värav oli nagu päris suur võit juba Barcelona vastu. No ja ma arvan ka, et see on niisugune Eesti-Argentiina. Aga veel on meil põnevaid mänge ja mille peaks ära mainima. Loomulikult PSG mängis siis Juventusega teisipäeval ja selle mängu eripära oli see, et loomulikult PSG kui selline oli põhifavoriit, Juventus oli underdog, aga päris veenev see nagu PSG mäng ei olnud, alustasid ilusti, aga teine poolaeg nagu vajus kuidagi ära ja Juventus võttis nagu ikkagi oma, tegelikult Juventusel oli isegi see viigi värav vägagi õhus. Ei, kindlasti. Nad alustasid teist poolega väga tugevalt ja selle teise poole alguses kohe nagu realiseerisid ära ka, et see mängu lõpuni nagu läks päris põnevalt. Aga et jah, Messi oli päris tagaplaanil seal ja väga nagu pildis ei olnud. Seal on imelik vaadata neid PSG mänge, kus seal niimoodi need staarid nagu mängivad ja tegelikult sul on terve sats koos, kes lihtsalt võiks puuri täis taguda nagu. Aga... No Messi nagu teadlikult või mitte teadlikult, ma ei teagi, võttis ikkagi nagu sellise tagaplaani rolli, et tema täna annab sööte, jagab sööte ja tõesti ilusat sööte ta jagas. Esimene värav sellest tuli ja paar korda ta siis lõpuks ikkagi proovis teisel poolel. Nägi, et kuidagi nagu asi läheb nagu kuidagi kahtlaselt selliseks, et enam ei lööda ära ja võib-olla peaks nagu skoori kasvatama. Üks ta on kõiki tõestanud ka juba, et seal vaatavad noored poisid, seal üks korda mida proovib teisele tõestada, et kui ma on kõvem bänd, et Messi on seal juba oma... Jah, et mis ta ikka rapsib, et on ju nähtud, kõik teavad, kui võimekas ta on. Nii, aga vaatame siis korra selle tabeli üle ka. Dortmund võitis Kopenhaagenit 3-0, ei olnud üllatus, oli suhteliselt ootuspärane. Salzburg ja Milan mängisid viiki. No see on natukene selline Milani kapsaida läheb, kuigi nad mängisid võõrsil, aga ikkagi paberi peal peaks olema võimeliselt Salzburgi võitma. Salzburg muidugi nagu kiired rünnakul või vasturünnakul on nad väga kiired poisid. Real Madrid võitis Celticut 3-0, siin ei olnud küsimusi. Leipzig ka, selle me rääkisime. Ja üks ka, mis ei ole nagu üllatus, Sevilla kaotas Man City'le 4-0 või 0-4, siis Sevilla on alustanud seda hooga väga kehvalt, nii et siin ei olnud ka mingit üllatust. Benfica Maccabi Haifale lõi 2 tükki sisse, Ajax lõi 4 Rangersile, see oli ka jällegi teada, et see võib nii minna, vaatamata hõredatele ridadele. Sporting võitis Frankfurti. Vot see oli üllatus. Pigem on see üllatus. See on pigem üllatus. Porto kaotas Atleticule, ta kaotas võõrsil. Muidugi mina peaaegu panustasin Porto peale. Aga tundub, et nad veel nii hea soos ei ole. Klub Bruges võitis Leverkusenit 1-0. Järgmine üllatus on ju. Nii et siin mõned üllatused ikka olid. Ja Tottenham Marseille 2-0. See oli ka nagu selline... Ja Inter kaotas Bayernile, see on siis mäng, kus Lauri käis ise kohal, mitte siis see Martin Lauri, vaid Lauri, pedaja Lauri ja oleks tahtnud muidugi muljeid kuulda, aga ta ütles, et oli vägev melu ja teise poole lõpp ikkagi nagu täitsa seda Bayerni koduväljaku feelingut hakkas tulema sinna. Lauri just ütles ka, et 5000 pealtvaatajat oli Bayerni seal kohale tulnud, et tegid päris kõva lärmi seal ja andsid ikka päris nagu staadioni feeli seal. Pärast 3. õlut, eks me kõik oleme võimelised seda lärmi tegema. Igatahes selline oli siis Meistrite liiga esimene nädal meil, esimesed mängud. Ja järgmised Meistrite liiga mängud juba sellel nädalal. Ootame siis tulemused ära ja järgmises saates võtame need ka kokku. On aeg üle vaadata selle nädala tähtsamad spordisündmused. Ja nendeks on loomulikult korvpalli EM-i finaalmängud, Meistrite liiga, konverentsi ja Euroopa liiga teise ringi mängud. Siis on veel maadluse MM Serbias, keda huvitab ja pühapäeval algab ka Tšehhis sõudmise MM. Ja loomulikult nüüd asume siis koefitsientide juurde ja selleks on meil külas taas kord Tanel Tursk ja tere tulemast.
ja räägi siis meile, mis meid ees ootab, mida põnevat, kuhu võiks oma aega ja ressurssi panustada. Tere! Alustame siis sellega, millega sina alustad Eurobasketiga, et nüüd siin nädala keskel toimuvad juba veerandfinaalid Hispaania, Soome, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia ja siis Sloveenia, Poola on meie paarid siin. Et nendes on, ütleme nii, et 3 mängu on sellised, võib juhtuda nii mõlemale poole. Sloveenia, Poola on siuke, kus pigem ootame üsna ühte auku mängu. Et Sloveenia on seal tugev favoriit. Ja turniiri üldises mõttes on hetkel olukord selline, et kuna Serbia langes välja, siis nii-öelda 3 suurest favoriidist, mis oli veel nüüd siin pärast grupifaasi, on jäänud 2. Et Kreeka ja Sloveenia on hetkel siis favoriidid. Kreeka koefitsient turniirivõidul on 2,70, Sloveenial 3 ja kellele siis need 2 satsi huvi ei paku, siis Prantsusmaa näiteks on 7 koefiga ja Leedu alistanud Hispaania on hetkel 8. Huvitav, et Itaalia on sellest koefitsiendist kuidagi välja jäänud, et mulle tundus, et nagu viimase mängu põhjal, et äkki nad oma 3-stega võivad siin väikese ime korda saata. Itaalia oleks hetkel veel üllatus ikkagi, et meie silmis siis hetkel nende võidu koefitsient on 17 ja rääkida siis Soomest, Markkanenist, äkki Markkanen suudab võidule vedada, et koefitsient oleks 23 hetkel. Jah, sest Markkanen tegelikult ka viimane mäng oli tal ju ikka selline päris tõhus etteaste juba asi kiskus NBA-ks juba ära, et tõepoolest siin on mõtteainet, nii et tasub riskida, ma ütlen. Aga läheme siis jalgpalli juurde, jah, ma saan aru, et meistrite liiga kõigepealt siis need maiuspalad. Ja meistriliiga teisipäev viskab meile siis selle nädala võib-olla kõige magusama mängu. Lewandowski peab kohe minema Münchenisse tagasi, et siis mängida Bayerni vastu. Et Barcelona-Bayern siis on meil see mäng, mis on suures fookuses. Bayerni võidu koefitsient seal on 1,83 ehk siis Barcelona võit oleks paras üllatus. Nende võit on koefitsiendiga 3,75 hetkel. Jah, tuletame siis meelde, et Lewandowski just hat-tricki lõi eelmises mängus, nii et siit võib siis nagu endise koduklubi kiuste veel palju urja teha. Ja teisi meistriliiga mänge veel mainides Liverpoolil on selline raske mäng nüüd ees Ajaxiga, kes on vaatamata oma staaride ja treeneri kaotamisele võitnud koduses liigas kõik mängud seni, tavaliselt ka 0-ga. Ja Liverpool, kes siis kaotas avamängus Napolile päris suurelt, peab nüüd kodus kindlasti tulemuse võtma. Muidu on väga raske olla. Ja Ajaxis oma avamängu võitis Rangersile 2-0 või 3-0, mis oli meil. Vist oli 2-0. Ja Manchester City Dortmund, see saab ka päris põnev olema. Ja, see on selline mäng, mis võib-olla tänasel päeval ei ole enam nii põnev, et 3-4 aastat tagasi kõlas ta paberi peal väga, väga võimselt. Siin on ka endiste koduklubi vastu. Hetkel on juba olukord selline, et Manchester City läheb siin Dortmundi vastu, kes on juba 10 aastat olnud Euroopas siukses eliidis natukene sees. Et Manchester City võidu koefitsient on Dortmundi vastu 1,20 hetkel. Et Dortmundi võit oleks juba koefitsiendiga 13. Et väga-väga suur üllatus oleks see. No see olekski väga suur üllatus, aga jalgpalli on ümmargune. Me teame, et tegelikult neid üllatusi on ju olnud ja juba eelmises voorust me neid nägime. Seega jällegi, et kes on riskialtimad, siis siin on võimalused. Ja siis konverentsi ja Euroopa liiga mängud, mis meil seal põnevad on? No, alustaks ära, et siis 2 Inglismaa suurt on konkurentsis. Arsenal mängib Euroopa liigas BSV-ga ja Manchester United siis konverentsi liigas sellise tiimi nagu Sheriff, kes eelmine aasta siin meistriliiga grupifaasis võitis Real Madridi. Et mine tea, äkki need võtavad veel ühe suure skalbi. Ja mujalt võiks mainida siis seda, et näiteks meie põhjanaabrite soomlaste klubi HIK on mängimas Roomaga ja eestlasedki on võistlustules, et Joonas Tamm, Karol Mets, Lassi Sinjavski on kõik ju mängimas Euroopas sel hooajal. Ja iseasi, kas nüüd Mets platsile saab, sest eelmises mängust ei saanud.
Tamm on natuke kindlam pannud selles mõttes, et tema ilmselt ikkagi mängib. Okay. Aga siin Metsa puhul on jah, paras küsimärk. Nii. Premier League'i osas meil on praegu ka üks suur küsimärk, sest nagu me teame, siis kuninganna surmajärgse leina tõttu jäeti nüüd selle nädalavahetuse või eelmise nädalavahetuse mängud ära. Kas nüüd järgmine nädalavahetus toimub või ei toimu, seda veel ei tea, mis tõttu ei saa ka siin väga midagi ennustada. Aga suur mäng toimub La Ligas ja nimelt siis Madridi derbi. Ja Atletico Real mäng on meil eest nädalavahetus ootamas. Ütleme nii, et paras mündivise on see meie hinnangul, et Real on väga õhkõrn favoriit, et 2,67 on nende koefitsient, Atletico Madrid 2,77, et vahet peaaegu ei olegi. Ja Real ei ole just, ei juhtu just tihti, et Realil on nii suur koefitsient mõnes mängus. Jah, kui vaadata 5-5 on Reali nii-öelda tänase hooaja selle hooaja algus olnud ja kindlalt tabelit nad juhivad. Aga me teame, see ei tähenda mitte midagi, kui me need kaks satsi kokku paneme, siis ajalugu on näidanud, et see on umbes 50-50, et see võib minna ühele kui teisel poole. Kindlasti tuleb tuline mäng ja võib-olla kohati pigem kardetakse kaotada, kui minna ka võitu jahtima, aga kes näeb, eks näeb. Jah, selline psühholoogiline thriller see natukene on, jah. Nii, ja siis on meil veel Napoli, kes võitis just siis meistrite liigas võitis Liverpooli, kes muidu on olnud selline suhteliselt kesine koduliigas, ma ütleks, et mitte midagi väga nagu sellist suurt vaprat üllatavat nad ei ole näidanud. Isegi siin on kaotatud nagu sellistele Sassuolo ja Udinese taolistele satsidele, nii et aga nüüd nad lähevad siis Milaniga kokku ja see on ikkagi nagu suur mäng. See on suur mäng jah, et Milan on siin hooaja alguses küll paar komistamist teinud, aga üldmulje nendest on ikkagi, et nad on ka sel hooajal tiitlipretendid, nad on väga noor tiim, kes on kasvamas, neil on paar uut huvitavat mängijat ja Napoli samamoodi tegelikult on näidanud, et nad on võib-olla teinud sammu ikkagi edasi võrreldes eelmise hooaega, et neil on ka siin toodud tiimiga üks näiteks noor grusiin, kelle nime ma ei hakka hääldama, sest see on väga, väga keeruline siin esimese hooga, aga see noor ründemees on väga särtsakalt alustanud hooaega ja säras nii meistrite liigas, on säranud seeriaas, et kindlasti peaks tulema selline põnev mäng, et kui see Madridi derbi võib olla kinnine, siis Milan-Napoli mängust ma pigem ootaks seda, et seal võib ka natukene niisugust rohkem mängulusti olla, et mõlemad on noored tiimid, kes pigem tahavad rünnata. Aga üks teema, millest me väga vähe oleme rääkinud meie saates, on Ameerika jalgpall. Mis sul selle kohta öelda? Et Ameerika jalgpalli hooaeg nüüd NFL siis alustas möödunud nädalavahetusel ja nüüd nad hakkavad kuni siis siin aasta lõpuni, jaanuarini mängivad nüüd põhimõtteliselt iga nädalavahetus peaks mängima ja seal on siis eurooplastel väga sõbralikul kellaajal kell 8, kell 11 pühapäeva õhtul mängivad mänge ja soovitan kindlasti vaadata ja proovida ja aru saada, mis seal toimub, sest see on tegelikult päris põnev. No selge, tulemus on siis unetu tööd Ameerika jalgpalliseltsis. Aitäh sulle stuudiosse tulemast ja meiega seda infot jagamast. Ja teiega, kallid vaatajad, kohtame juba järgmisel korral ja loodame siis, et minu kõrval on ka meie teine staarikas saatejuht olemas. Aitäh, nägemist! Kõik on võimalik. Olivett!